Tänapäeval üsna levinud nähtus on ajas forsseerimine. Paljud mõtlevad minevikule, meenutades meeldejäävaid reise, sünnipäevi ja olulisi sündmusi. Teised aga vaatavad julgelt tulevikule, kujutades ette inimkonna elu ja arengut aastakümnete pärast. Vahel aga ebameeldivate kogemuste tõttu võib meeldiv nostalgiline tunne muutuda aga justkui lõksuks. Tulevikust rääkides hirm tundmatuse ees kasvab kiiresti, kuna pole teada, kas ees ootab niinimetatud roosiline elu või tehisintellekt muutub nii võimsaks, et inimese roll kaotab täielikult oma tähenduse. Sellised mõtted segavad inimest ning paljud kaotavad kontakti reaalsusega. Tekib tunne, et inimene ei suuda edasi liikuda, kui ta elab ainult mineviku ja tuleviku mõtetes. Unustatakse, et just käesolev hetk on see kuldne aeg elamiseks ja tegutsemiseks. Loomulik on vigu teha, et neid hiljem naeratades meenutada. Loomulik on julgeid pöördeid ellu viia. Loomulik on elada ja käituda niimoodi, nagu iga päev oleks viimane ning kanda endas maksimum alati, kui ise seda vajad. Kui on midagi, mida pead tähtsaks, kui tahad midagi uut proovida või mõne projekti ellu viia, ära oota homset päeva. Täna on see õige aeg. Just selline eluhoiak näitab inimese küpsust. Minu arvates on parem proovida ja eksida, kui hiljem kahetseda seda, mida ei teinud. Mul on kindel seisukoht, et inimese elu on ainulaadne ja kordumatu ning seda ei tohiks raisata ainult oma mõtetes viibimisele. Loomulikult on emotsioonidel iga inimese elus oluline koht ning neist ei pea loobuma. Küll aga tuleb leida tasakaal ja mõista, et käesolev hetk on ideaalne ja määrav uute mälestuste loomiseks. Ilma minevikuta ei oleks tulevikku, kuid kõige olulisem aeg on siiski siin ja praegu. Seetõttu ei saa aega jagada halvamateks ja paremateks. Ainus aeg, mille üle inimesel on tegelik mõju, on hetk, milles ta praegu viibib.